Tere! Siin on Brüsseli päev Yana Toomiga. Ma salvestan seda neljapäeval, mil Brüsselis algab Euroopa Liidu tippkohtumine Iraani sõja, nafta hindade tõusu ja muude halbade uudiste taustal. Millised tulemused tulevad, eks näis. Eestist ei sõltu siin peaaegu et midagi, kuid isegi seal, kus Eestist midagi sõltub, suudame me aeg-ajalt asjad ära rikkuda. Meenutasin siin Graham Greeni romaani Meie mees Havannas. Selle kangelane on Briti tolmuimejate müüja Kuubal veel enne revolutsiooni. Mehe värbab Briti luure, kuid Kuubal ei juhtu mitte kui midagi ning kangelane hakkab välja mõtlema agentuurivõrke ja salajasi sõjalisi objekte. Tuleb ju kuidagi oma olemasolu õigustada. Vähe teada fakt, romaani esimeses versioonis ei toimunud tegevus Kuubal, vaid hoopis Eestis. Meenutan seda raamatut, sest just Eestis juhtus ja jätkub siiani üsna sarnane lugu. Nädal tagasi, 11. märtsil avaldas Propastop, see on, tuletan meelde, vabatahtlike rühm sealhulgas Kaitseliidust, kes paljastab anonüümselt Venemaa propagandat. Materjali sotsiaalmeedias levitatakse separatistliku Narva rahvavabariigi ideed. Jutt käis kanalites Telegrammis, Kontaktis ja TikTokis. Kes need kanalid avas ja millise eesmärgiga, seda Propastop täpselt ei tea. Mõned anonüümsed samasugused nagu Propastopi enda liikmed ilmselt. Loomulikult on tegemist provokatsiooniga, kuid kui tõsine see on. Propastop tunnistab, et näib tegemist olevat seguga internetimeemidest, kassipiltidest ja provokatiivsetest naljadest. Mind lõbustas eriti Narva kodukaitsjate päevakava. Kell 6 hommikul ärkamine, kell 7 tualett, kell 8 hommikusöök, kell 9 Narva ründamine, keskpäeval lõunasöök, siis Sillamäe ja Kohtjärve vallutamine, õhtul 2 kontserti, õhtusöök ja ilutulestik. Kõik need kanalid olid täiesti marginaalselt. Telegramis oli Narva vabariigil 70 jälgijat. Aga kanalile naeratas õnn, seda märkas Propastop. Teema võtsid kohe üles Postimees ja Delfi. Kommentaari andis ka kaitsepolitsei. On alust arvata, et tegemist on infokampaaniaga, mille eesmärk on külvata kaost ja õõnestada meie ühtsust. See on lihtne ja odav viis ühiskonda üles kütta ja hirmutada. 12. märtsil meenutas valitsuse pressikonverentsil Narva rahvavabariiki ka peaminister Kristen Michal. Rus Postimees otsustas minna veelgi kaugemale. Ajakirjanik liitus kanali suletud jututoaga Narva rahvavabariigi võitlejana. Jututoas oli üsna tühi. Administraator, sadamatööline Sillamäelt ja potentsiaalne võitleja Tallinnast. Ajakirjanik teeskles, et just tema on sadamatöötaja. Nagu kirjutab Rus Postimees, on täiesti võimalik, et teine osaleja oli kas mõne teise väljaande ajakirjanik või üldse julgeolekuasutuse töötaja. Selgus, et projektil pole ei organisatsioonilist baasi ega rahastamist. Separatismi õhustamist pakuti välja lendlehtede kaudu, mida saab välja printida või määratud kohast kätte saada. Nagu Postimees oletab, võis määratud kohas sadamatöölist oodata kaitsepolitsei. See artikkel avaldati nädal pärast Propastopi esialgset materjali 18. märtsil. Telegrami kanalil oli juba üle 500 jälgija. Samal päeval jõudis lugu Euroopa tasandile. Propastopi väärtuslikust leiust kirjutas Euronews. Pealkiri: Narva rahvavabariik heiskab lipu. Kas rohelised mesikesed kogunevad Eestisse? 19. märtsil pärast lõunal oli kanalil peaaegu 800 jälgijat. Kõik algas, tuletan meelde, 70-st. 8 päevaga kasvas Narva rahvavabariigi lugejaskond 10 korda. Kui see tõesti on Kremli infooperatsioon, see läheb suurepäraselt. Eraldi tänud Propastopile, kapole ja isiklikult Eesti peaministrile. Üks minu Narva tuttav arvab, et Propastop lõi selle kanali ise. Tuleb näidata nii-öelda võitlust. Ma tegelikult väga seda ei usu. Vkontakte kanal loodi näiteks 5 aastat tagasi. Aga see, et Propastop mõtles sensatsiooni välja, tekitas Narvale tohutult mainekahju ja mängis Kremli propaganda kasuks, vastab tõele. Muide, ma pole kindel, et vabatahtlikud teevad seda tasuta. Propastopi veebelehe haldaja MTÜ sai pärast sõja algust Ukrainas Eesti riigilt, see tähendab maksumaksja rahast, peaaegu 450 000 eurot. Tulemus on silmaga nähtav. Tsiteerides kapot, ühiskond on üles köötud ja hirmutatud, kaos on külvatud. Meil armastatakse inimesi kasulikeks idiootideks nimetada. Aga mõnikord vaatad ja mõtled, ei, pole tõsi, idioodid küll,
aga täiesti kasutud. Püsige terved ja kohtume nädala pärast.